Ja siis me vaatame nüüd koos. Anna, Jah. kas sa ka vaatad arvutist või sa vaatad telefonist? Ma vaatan arvutist. Arvutist, jah. Aga telefonis sa võid pärast laadida ka selle presentatsiooni, mis ma saatsin sinule meilile, sest pärast sa saad sealt vaadata vastuseid. Mida sa mäletad, milleks meil umbisikulist tegumoodi on vaja? Meile sinuga rääkisime, milleks seda vaja on? Kui me kasutame umbisikuline tegumood, kui когда у нас озвучается безличная форма глагола, и мы используем ее, когда обращение идет в непонятное лицо, то есть у лица, так скажем, нету конкретного там нее, там они. И тогда мы используем эту форму глагола. Чтобы мы ее могли использовать, нам нужен корень. И таксе, аксе või takse. Ja kas sa mäletad, kui on nagu tavaliselt sõnad, siis millisest vormist me võtame selle tüve? Et eesti keeles on mitu vormi tegusõnal. On ma infinitiiv, da infinitiiv, on kolmas vorm ja veel on üks neljas vorm tud. Jah, da infinitiiv. Da infinitiivil on ainult siis, kui on meil erandid, punased sõnad. Siis me kasutame neljas vorm. Neljas vorm, jah. No pole midagi, ega ühe korraga ei jää ju meelde. Vaatame veel kord üle need slaidid. Ja nii, et millal me kasutame, meie ei tea, kes mida teeb ja moodustame tud-vormist. Palun loe seda slaidi ka, siis jääb meelde sulle. Millal me kasutame umbisikulist tegumoodi? Ma ei tea, kes mida teeb ja moodustame tud-vormist. Aga kust me võtame tud-vormi? Tud-vorm on leitav sõnastikus. Sõnastikus, jah. Näiteks, loe mõned näidised ka, et millal? Pargis jalutatakse lastega, koeraga, sõpradega. Pargis ei lärmata, ei korjata marju. See on üks näidis. Koolis õpitakse, kirjutatakse, saadakse hindeid. Koolis ei mängida ja ei magata. Nii et siin on meil oleviku vorm, sest umbisikulisel tegumoodil on erinevus, kas on see olevik või on see minevik. Ja me sinuga eile vaatasime, et kui on olevik, siis tavaliselt millised lõpud on? Ütle palun mulle. Kui on olevik, nastajašie vremja, siis millised lõpud on? Dakse, akse. Ja kui on eitav vorm? Da, ta, a. Jah, et need on lõpud. Öeldakse ei ja siis lõpus on ta või a. Mingisugune selline lõpp. Ja kui on meil minevik, siis mineviku tunnused on millised lõpud? Di või ti. Ja kui on see eitav vorm, siis on ei või tut ja tut lõpus. No ja näidised. Näiteks, kuidas on umbisikuline tegumood õppima olevikus? Palun loe. Õpitakse, ei õpita. Ja minevikus? Õpiti, ei õpitud. Õige. Ja näiteks tegusõna laulma, kuidas on umbisikuline tegumood olevikus? Palun loe.
Laulma, laulda, laulan. Ja aga kuidas on umbisikuline tegumood? Поют, не поют. Lauldakse, ei laulda. Ja minevikus? Lauldi, ei lauldud. Ja näiteks sõnad, mis on erandid, tegema, teha, teen, see on punane sõna. Ja kuidas on umbisikuline tegumood olevikus? Делают, не делают. Tehakse, ei tehta. Ja kuidas on minevikus? Делали, Tehti, не ei делали. tehtud. Tehti, ei tehtud. Ja me sinuga eile rääkisime, et kui on normaalsed tegusõnad, siis seal on kõik lihtne. Võtad sõnaraamatu, leiad 4. vormi ülesse ja 4. vormis võtad tüve, берешь korень от 4. формы ja moodustad niiviisi, et tüvele lisad ta ja pluss kse. Kirjutatakse ja ei kirjutata. Ja minevikus tuleb siis juurde ti või ei ja tud. See on lihtne. Kui meil on rohelised tegusõnad, kas sa mäletad, kus on see tüvi, где этот корень берется, rohelised tegusõnad, kui me ütleme umbisikulises tegumooes? Et mille poolest rohelised tegusõnad on teistmoodi kui normaalsed sõnad, mäletad? Mis on neil erinev? Me võtame 3. vorm. Aga vahest on ta infinitiiv teistmoodi. Noh, lugeda loen, aga siis võib olla näiteks rääkima, rääkida, räägin, hakkama, hakata, hakkan. Et kui mäletad, meil rohelised sõnad olid, mille poolest tegusõnad erinevad. Et neil üks sõna on teistmoodi kui 2. Ja. Mäletad, jah? Et see võib olla nii ta infinitiiv või ka olevik. Ja. Ja kui me moodustame umbisikulist tegumoodi, siis me võtame tüve sellest sõnast, mis on erinev teistest. Ja siin on näidis, et see 4. vorm on moodustatud tüvest, mis on erinev. Ütle mulle vene keeles, kuidas sa said minust aru? Ну, из-за того, что в зеленых, rohelises sõnastes это вот слова, которые обычно у них 2 формы одинаковых, а 1 различается. Из-за этого у нас оно по-другому работает. И нам нужно взять форму, которая отличная. И взять корень от этой отличной формы. И тогда, если это настоящее время та плюс ксе, если это прошедшее просто там, если отрицательное настоящее просто та, если прошедшее ти, и если прошедшее отрицательное, то тут. Väga hea, et vähemalt see, et siin ka see 4. vorm moodustatakse siis sellest tüvest, mis on erinev. Tubli, väga hea, see jäi meelde. Vaatame nüüd edasi, lähme loogiliselt. Meil on veel kollased tegusõnad, jah? Et siin tuleks jätta meelde, et näed, andma, anda, annan, jah? Et siin on tüvi, võetakse olevikust, 3. vormi olevikust. Antud. Ja kui me moodustame umbisikulist tegumoodi, siis me võtame tüvi, mis on an, siis on ta ja kse. Ütle mulle nüüd, kuidas sa said aru sellest? Et kollased tegusõnad, sa mäletad, millised olid meil kollased tegusõnad? Mis lõpuga nad olid? Dma. Yeah.
andma, kandma. Need, mis on kollased, siis neil võetakse umbisikulises tegumoest tüve kolmandast vormist. Но для того, чтобы построить нам желтые, колесо сцены, нам нужно взять третью форму. Да, jah. И взять корень. Да. Плюс ta плюс kse. Jah, et praegust lihtsalt jäta meelde. Need slaidid on sinul ka olemas, et teinekord, kui tekib küsimus, siis sealt saad vaadata. Lähme edasi. Nüüd on meil sinised tegusõnad. Mis oli siniste tegusõnade tunnus? Kas sa mäletad? Tma. Kui kollased olid dma, siis sinised olid tma lõpuga ma infinitiivis. Näiteks sõitma, võtma, jätma, katma. Tulevad meelde need tegusõnad. Ja. Ja siin moodustatakse ka kolmandast vormist sõidan, ja tavaliselt ongi sõid ja siin lisandub veel e. Ehk neljas vorm on sõidetud ja kui moodustad umbisikulist tegumoodi, siis võtad tüvi, mis on sõid olevikust, siis lisandub e, siis tuleb ta ja siis lõpuks tuleb kse. Ja eitavas vormis on samuti ei, sõideta ja minevikus on siis sõid pluss e pluss ti, sõideti ja eitav vorm on ei sõidetud. Aga siin on nagu sinised tegusõnad, küll aga võtt on 4 tegusõna, mis on erinevad ehk võtma, jätma, katma, matma. Need on erandid ja neid ma tõin sulle lihtsalt välja slaidides, et näiteks tegusõna võtma selle moodustatakse natukene teistmoodi, et siin ei tule e-d juurde. Tuleb küll võetud, aga e-d ei ole. Loeme need tegusõnad koos üles, siis nad jäävad sulle meelde. Loe kohe kõik 4 vormi ja siis ka umbisikulist tegumoodi. Lihtsalt jäta meelde. Loe, palun. Võtma, jätma, katma, matma. Ja, tõlgi, kas sa tead, mida need sõnad tähendavad? Nad on kõik sinised, aga nad on siniste erandid. Mis tähendab võtma vene keeles? Брать. Jätma. Оставлять. Katma. Накрывать. Ja matma. Хранить. Oi, tubli tüdruk. Väga hästi tead neid sõnu. Aga loe lihtsalt ette, kuidas me muudame, loe kõik 4 vormi tegusõnast võtma. Võtma, võtta, võttan, võetud. Võetud. Võetakse, ei võeta. Võeti, ei võetud. Tubli. Võtame järgmise sõna. Ära kiirusta, rahulikult. Jätan, jäetud. Jäetakse, ei jäeta. Jäeta. Ja, jäeti. Ei jäetud. Ei jäetud. Tubli. Võtame järgmise sõna. Rahulikult loe. Katma, katta, katan, kaetud. Kaetakse, ei kaeta. Tubli. Kaeti, ei kaetud. Tubli. Ja veel üks sõna. Võtma, jätma, katma, matma. Ja. Aga me võtame nüüd lihtsalt matma. Matma, matta, mattan, maetud. Maetakse, ei maeta. Maeti, ei maetud. Ja, tubli. Lähme nüüd järgmiste erandite juurde. Ja need on punased tegusõnad. Ja kui ma eile rääkisin, et ta infinitiivist, siis tegelikult ongi hea meelde jätta, et need erandid, neid tuleb ka lihtsalt jätta meelde, aga seal moodustatakse tüvi, 4. vormi tüvi ta infinitiivist ja see on natukene teistmoodi. Võtame samuti rahulikult kõik need tegusõnad, lihtsalt loed läbi.
Noh, ja esimene tegusõna on meil minema. Rahulikult loe esimesed kõik 4 vormi. Minema, minna, lähen, mindud. Mindud, ja kui on meil umbisikuline tegumood, Minnakse, ei minda. ja Mindi, ei mindud. Tubli. Võtame järgmised vormid. Meil on punane tegusõna olema tüüpi ja neid on kohe meil mitu. Loeme kõik need sõnad rahulikult läbi. Olema, olla, olen, oldud. Ja kui on meil umbisikuline tegumood, see on mul kirjutatud paremalt poolt. Ollakse, ei olda. Ja, Oldi, ei oldud. tubli. Võtame järgmise tegusõna panema. Panema, panna, panen, pandud. Ja nüüd moodusta umbisikulise tegu moe sellest sõnast. Kuidas sa arvad? Kui on ollakse, siis on meil Pannakse, just nimelt, ja? ei Ei ol- panda. Ei, ja ollakse, pannakse, ei panda. Ja kuidas on see minevikus? Pandi, ei pandud. Pandud, Ja. ei pandud, tubli. Võtame järgmise tegusõna surema. Surema, sureb, surdud. Ära kiirusta, loe rahulikult, et nad jääksid sulle meelde. Sest kui sa kiiresti loed surema, Surekse, ja ei surda. tubli. Ja kuidas on minevikus? Surdi, ei surdud. Õige. Võtame järgmise tegusõna tulema. Tulema, tulla, tulen, tuldud. Tullakse, ei tulda. Tubli. Ja kuidas on minevikus? Tuldi, ei tuldud. Võtame nüüd tegusõna pesema. Näed, siin all on pesema. Pesema, pesta, pesen, pestud. Pestud, 4. vorm. Ja kuidas on umbisikuline tegumood tegusõnas pesema? Pestakse, ei pesta. Tubli. Ja minevikus? Pesti. Pesti, siin on tee. Siin tuleb mitte pesti. Ei pestud. Ja pestud. Et see on natukene erinev ja jäta lihtsalt meelde. Et jah, et muidu on nagu oldud, aga siin on pesti, ei pestud. Kas jäi meelde? Jäi meelde. Lähme edasi. Lähme edasi. Nii, võtame nüüd lemmikud tegusõnad sööma tüüpi erandid. Täpselt samuti loe rahulikult kõik 4 vormi ja siis moodusta umbisikuline tegumood. Tegusõna sööma. Sööma, süüa, söön, söödud. Ja kuidas on umbisikuline tegemood? Süüakse, ei sööda. Ja Söödi, ei söödud. tubli. Võtame järgmise tegusõna tooma. Tooma, tuua, toon, toodud. Ja moodusta palun umbisikuline tegumood. Tuuakse, ei tuuda. Ei tooda. Ei tooda. Sest tuuakse, samuti vaata süüakse, kuid vaata see sööda on siis 4. vormist. Väga keeruline, aga proovime meelde jätta. Ja samuti näiteks tuuakse, kuid ei tooda, võetakse juba 4. vormist. Nii, loe veel kord ja proovi meelde jätta. Võtame veel kord tooma. Tooma, tuua, toon, toodud. Ja tuuakse, ei tooda. Tubli.
õige. Ja kuidas on minevikus? Vaata, siin on söödi tähendab on Toodi, toodi ja ei ei toodud. tubli, jah. Minevikus on toodi, ei toodud. Võtame nüüd järgmise tegusõna. Jooma. Jooma, juua, joon, joodud. Ja kuidas on Juuakse, ja ei jooda. tubli. Ja Joodi, ei joodud. õige, tubli. Lähme edasi, võtame järgmise tegusõna looma. Создавать looma. Looma, luua, loon, loodud. Ja kuidas on Luuakse, ja ei looda. tubli, õige, Loodi, ei loodud. õige, väga hea. Ja veel üks tegusõna lööma, bits. Lööma Lööma, lüüa, löön, löödud. ja Lüüakse, ei ja ei õige, lööda. tubli, väga õige, Löödi, ei löödud. väga ilusti tuli see välja. Nii, lähme nüüd edasi järgmise erandi juurde. Punased tegusõnad nägema tüüpi. Ja siin on ka täpselt samuti, et peaks meelde jätma, nii et rahulikult loe ja püüa meelde jätta. Tegusõna nägema 4 vormi, palun loe. Nägema, nähe, näe, nähtud. Nähtud, jah. Ja kuidas on Nähtakse, näha? ei nähta. Ja, oi, vabandust, tehti, ei tehtud. Näed, ma ajasin ise segamini, ma tegema juba panin. Aga ütle siis, kuidas peaks, mul on siin tehti kirjutatud, aga kuidas oleks siis nägema umbisikuline tegu? Nähti, Ja, ei nähtud. ei nähtud, õige, nähti, ei nähtud, aga nüüd tegusõna tegema Tegema, teha, teen, tehtud. ja olevikus on. Tehakse, ei tehta. Ahah, ja minevikus. Tehti, ei tehtud. Ja väga hea. Jäi meelde. Nii, need sõnad on kõik kindlasti tuttavad, on ju, et kui sa oled lugenud tekstides ja et sa oled neid näinud, need lihtsalt jäävad meelde, aga nüüd sa tead, et see ei ole, et see on veel lisaks umbisikuline tegumood ja need on omaette grupeeritud. Võtame järgmise tegusõna. Saama tüüpi. Saama, saada, saan, saadud. Ja. Saadakse, ei saada. Ja. Saadi, ei saadud. Tubli. Jaama, jaada, jaan, jaadud. Ja. Jaadakse, ei jaada. Jaadi, ei jaadud. Väga hea, väga ilusti tuli kõik välja. Ja nüüd vaata, mõned tegusõnad, nad ei ole ei punased, ei roheliste tüüpi, aga neil on ka omaette vormid, mis peaks jätma lihtsalt meelde. Võtame sellise tegusõna nagu käima. Loe palun kõik 4 vormi ja loe siis umbisikulise tegumoe olevik ja minevik ka. Jätame ka selle meelde. Palun loe. Käima, käia, käin, käidud. Käiakse, ei käida. Käidi, ei käidud. Tubli. Ja järgmine veel. Mul on küsimus. Küsi. Вот тут вот в последнем käid и плюс dud. То есть там 2 D подряд? Ei, vabandust, sa oled tubli, see on mul trükiviga. Võtame kohe parandame, see on trükiviga, edepetšatka. Ja tubli nägid. Ja siin oli mul, teeme siis õige. See on trükiviga. Näed, käi, et tüvi on käi ja siis moodustatakse käiakse, ei käida, käidi, ei käidud. Tubli. Ja sõna müüma. Müüma, müüa, müüdud. Müüakse, ei müüda. Müüdi, ei
müüdud. Õige. Nii et minu arust, no kuidas sulle tundub? Oli raske? No Ikka on, natukene, jah. on jah, aga hea on, et sa oled koolis juba palju õppinud ja paljud sõnad on sinu jaoks lihtsalt tuttavad. Ja nüüd mõista, kuidas neid moodustada, et siis see tuleb väga kasuks, et sa tead, kuidas neid siis tõlgitakse. Proovime sinuga teha nüüd sellise harjutuse, et huvitav, et kas sa saad hakkama, et me praegust teeme olevikus, et mida tehakse, mida ei tehta ja jätkake näidise järgi, nagu me alguses sinuga tegime, et pargis jalutatakse lastega, sõpradega, koeraga. Pargis ei lärmata, ei korjata marju ja teemegi niiviisi, et mõtle nüüd, mida tehakse koolis ja mida ei tehta. Millised tegusõnad on siin all? Proovime neist moodustada umbisikulise tegumoe oleviku. Kas sa said harjutusest aru? Jaa. Noh, võtame, mida koolis tehakse? Õppima. No kuidas on siin, mis tüüpi sõna see on? Punane. Ei ole punane. Oi, tavaline. Ei ole tavaline. See on roheline. Õppima, õppida, õpin. Ja seal on üks B. Ja kui me võtame nüüd umbisikulise tegumoe, me moodustame siis sellest sõnast, mis on teistest erinev ja kuidas tuleb... Õpitakse lihtsalt. Ja kui õpi, ja tüvi on õpi, pluss ta ja pluss see, õpitakse. Nii et võtame järgmise sõna, kirjutama. Et mis tüüpi see sõna on? Kuidas sa arvad? Kirjutama. Jah, kirjutama. Tavaline. Tavaline. Nii et siin on väga lihtne. Kirjutatakse. Kirjutatakse, väga hea. Võtame nüüd järgmise tegusõna, lugema. Mis tüüpi tegusõna see on? Lugema, see on roheline. Roheline. Ja milline tüvi on erinev teistest? Loetud. Ja, loen. Aga kui meil on olevik, umbisikulise, loetakse, väga hea. Võtame järgmise tegusõna, arvutama. Normaalse. Normaalne tegusõna, jah. Ja kuidas siis on umbisikuline tegumood olevikus? Arvutatud. Tud. Oi, no, arvutatud ja see on neile arvu. Aga milline on tüvi? Какой корень здесь? Arvu. Arvuta. Oi, arvutatakse. Just nimelt, siia tulebki veel üks ta juurde. Arvutatakse. Nii, võtame järgmise tegusõna. Küsima. Küsitakse. Küsitakse. Aga kui on eitav vorm? Ei. Ja, õige. Sa võid telefonis teha lahti need slaidid, mis ma saatsin, et sealt sa saad vaadata. Võta endale abiks praegust need materjalid ja otsi, kuidas moodustatakse. Küsita. Ei küsita, õige. Võtame nüüd järgmise tegusõna, vastama.
vastatakse, ja kui on eitav vorm, ei vastata, tubli. No võtame järgmise tegusõna. Hindeid hindeid saama. saama, Ja saama oli meil, mis tüüpi sõna? Punane punane, ja see oli erand. Otsi ülesse. ja. Saadakse, ei saada, Ja hindeid saadakse ja hindeid ei saada. Nii, võtame järgmise tegusõna. päevitatakse ja päevitata, ei päevitata. Jah, sest tüvi on milline? Päevita ja tuleb siis pluss ta ja kse. Ütle veel kord rahulikult. päevitatakse ja eitavus on ei päevitata. Jah, õiges. Ja võtame nüüd, siin mul jäi jalutama koeraga. Mul on tegusõna siin. Oota, kohe. Nii, ma tulen tagasi. Koolis jalutama koeraga. Koeraga jalutama. Nii, ja mis on sinu versioon? Mis tegusõna tüüp siin on? Jalutama, jalutada, jalutan, see on normaalne sõna. Normaalne, jah. Ja jalutatakse, ei jalutata. Õige, tubli. Ja järgmine sõna? Mängima, mängida, mängin. See on normaalne sõna. Ja siis mängitakse, ei mängida. Tubli. Väga hea, väga ilusti. Aga nüüd ütle palun, mida koolis tehakse ja mida ei tehta? Ühe lausena koolis. Koolis õpitakse, kirjutatakse, loetakse, arvutatakse, küsitakse, vastatakse, hindeid saadakse. Aga vaata, siis on meil huligančik läheb lõppu, saadakse hindeid. Saadakse hindeid. Koolis. Ja kõik. Ja. Aga koolis ei päevitatakse. Stop, mõtle. Ei päevita. Koolis ei päevitata. Jah, tubli. Koeraga ei jalutata. Ja koolis ei tohi mängida. Aga kui on umbisikuliselt tegumood, nii igrajud, sa ütlesid, nilja igrat. Praegu sa ütlesid, ei tohi mängida. Ei mängita, jah, vot nüüd ongi väga hea. Kas oled valmis edasi minema? Jah. Lähme edasi. Võtame nüüd kaubanduskeskuses, mida tehakse ja mida ei tehta. Kaubanduskeskuses kauplema, kaubelda, kauplen. Vaata, see on selline kauplema, tõrgavad. Kauplema, kaubelda, kauplen. Kuidas sa arvad, millisest tüvest, mis tüüpi sõna see peaks olema? Normaalne. Kauplema, kuid kaubelda ja kauplen. Koolane. Aga kus on siis siin dõma lõpus? Ei ole koolane. Ei ole. Mina lugesin sul 3 vormi ette. Kauplema, kaubelda, kauplen. Oi, roheline. Roheline, tubli, bingo. Ja nüüd, kui nüüd mõtleme umbisikulisest tegumoest, siis milline tüvi tuleb? Kauplema, kaubelda, kauplen. Võid endale vihikusse kirjutada 3 vormi, et siis sul on lihtne mõelda. On sul vihik kõrval? Jah. Kirjuta need 3 vormi.
kauplema, kaubelda, kauplen. Siis jääb endal ka meelde. See on kauplema. Kauplema, kaubelda, kaubelda, Kaubelda. ja Ja kolmas. kauplen. Kaup. Ja. Hakkame nüüd mõtlema, kuidas siis moodustatakse umbisikulist tegumoodi. Milline tuleb tüvi? Kaublekse. Kaubelda. Kaubeldakse. Õige, jah. Kaubeldakse. Ei. Ei kaubeldata. Lihtsalt siin taad ei ole. Ei kaubelda. Oi, ja ei kaubelda. Ja kaubeldatakse või ei kaubelda. Tubli. Võtame nüüd järgmised sõnad müüma ja ostma. Müüma oli meil tegusõna, mille ma tõin sulle välja. Vaata slaidi. Müüakse. Müüakse ja eitav vorm, mis on? Ei müüda. Müüda, jah. Ei müüda, jah. Ja ostma oli on sinist tüüpi sõna. Vaata slaidist, kuidas sinist sõna saab muuta. Sõitma, ostma. Lisandub siis tuleb ta ja siis tuleb see. Matemaatika täitsa on ju. See ei ole keeletund, see on matemaatikatund, aga matemaatika sulle ju meeldib, nii et saad kindlasti hakkama, jah? No proovi. Kui on pluss ja see. Ostetakse. Tubli, õige. Kaubanduskeskuses ostetakse, aga kui sa ütled eitavas vormis selle... Ei osteta. Tubli, väga hea, saime hakkama. Nüüd võtame järgmise tegusõna. Tantsitakse. Ja. Ei tantsita. Jah, see on juba väga lihtne. Võtame järgmise sõna. Laulma. Laula, see on rohkeline. Laulma, laulda, laulan. Ja. See on lihtne sõna. Laulatakse. Lauldakse, lauldakse. Lauldakse. Ja. Ei laulda. Ei laulda. Ja. Ja võtame järgmise sõna. Ujuma. Ujutatakse. Uju on korin. Plus ta. Ujutakse. Pluss see. Ujutakse. Ei ujuta. Ei ujuta. Lihtne. Kirje kirjutama. Seda sa tead. Kirje kirjutatakse. Ei. Kirje ei kirjutata. Tubli. Aga nüüd ütle, kuidas sa arvad, mida tehakse kaubanduskeskuses ja mida ei tehta? Kaubanduskeskuses kaubeldakse. Kaubeldakse, lihtsalt kaubeldakse. Ja. Müüakse. Ostetakse. Ja, aga mida ei tehta? Aga kaubanduskeskuse ei tantsitatakse. Stop, mõtle. Tantsitakse. Ei. Kas kaubanduskeskuses tantsitakse? Oi, ei tantsitata. Ei tantsita. Ja. Ei laulda. Ja. Ei ujuta. Ei. Ja ei kirjuta kirju. Ei kirjutata.
Ja ei kirjutata kirju, jah. Väga hea. Oled veel valmis edasi või oled väsinud juba? olen Oled valmis. valmis edasi? Võtame siis kõik need sõnad, võtame selle harjutuse lõpuni ja siis ma loodan, et me jõuame natukene teha ka teist tööd, mida ma annan sulle kodutööks. Vaatame nüüd, mida tehakse köögis ja mida ei tehta köögis. Valmistatakse toitu. Ja kui on eituvuse vorm? Ei valmistata toitu. Õige, väga hea. Aga vot keetma, see on natukene keerulisem sõna. See on sama nagu sõitma, see on sinist tüüpi, otsi üles. Keededeede, seal tuleb, mäletad? Keedetakse. Ja, putru. Pudru. Ei, keedeta pudru. Tubli, väga ilusti tuli. Võtame nüüd praadima. Praadima, praadida, praadin. Praen. Praadima, praadida, praen. Jah, ja see on roheline. Praetatakse. Üks üleliigne ta. Слишком много ta. Praetakse. Õige, praetakse. Ja küpsetakse. Ja aga siin on nagu kaks taad. Küpsetatakse, sest seal on üks ta juures. Tüvi on küpseta ja siis pluss ta ja pluss see tuleb. Küpsetatakse. Ja õige. Aga kuidas on eitavas vormis? Ei küpsetata. Õige, aga praadima umbisikuline tegumood eitav vorm. Ei. Praetama. Ei praeta, lihtsalt ei praeta. Seal kseed lõpus ei ole. Süüakse, ei sööda. Tubli. Pesema nõusid köögis. Moют посуду и не моют посуду. Kuidas on? Pesema. Pesteta nõusid. Oi, pestetakse nõusid. Ei, peseta nõusid. Aga nüüd vaata, leia üles. Pesema on meil mis tüüpi erand? Pesema, pesta, pesen. Oota, kas seda erandit ma ei saatnud sulle? Ma pean nüüd vaatama. Nii, punased nägema, pesema. Näed, vaata. Vaata, ma tõin ekraanil välja. Punased tegusõnad, sõna pesema. Vaata ekraanile, sõna pesema on erand. Ja ta infinitiivi vorm on pesta. Sina praegust ütlesid pesetatakse, ei peseta. Aga kuidas ole? Vaata, pestakse. Pestakse, ei pesta. Nii, aga nüüd pestakse, ei pesta. See jäi meelde. Nii, aga nüüd ütle veel kord. Pesema nõusid, umbisikuline tegumood olevik ja minevik. Pestakse. Pestakse nõusid, ei pesta nõusid. Tubli, väga hea. Jalutatakse, ei jalutata. Tubli. Jalgpalli mängitakse, jalgpalli ei mängita. Väga hea. Tubli, väga hästi tuleb välja. Võtame nüüd neljanda osa kodus. Mida tehakse? Nüüd tuleb ja puhkama. Puhkatakse, ei puhkata. Vaata, tegusõna puhkama on roheline. Puhkama, puhata, puhkan. Ja kui on meil vorm da infinitiiv erinev lihtsalt, siis tüvi on puha. Puha, ta, puha. Mitte puhka, aga puhatakse, ei puhata. Võta roheline tegusõna, tee lahti slaid. Kas sa leidsid või teen mina lahti? Leidsin. Leidsid, jah? Et kui meil on
puhkama, puhata, puhkan. Siis 4. vorm sellest on puhatud ja vastavalt sellele on meil siis puhatakse, Puhakse. Ei puhta. ei puhata. Ei puhata. Ei puhata, jah. No pikutama diivanil, see on lihtne. Jah. See on tavaline, normaalne tegusõna. Pikutatakse diivanil, ei pikutata diivanil. Tubli, jah. Töötama. Töötatakse, ei töötata. Ja. Koristama, koristatakse, ei koristata. Ja. Parandama. Triikrauda. Triikrauda. Parandatakse triikrauda, ei parandata. triikrauda. Kirjutama kirja, kirjutatakse kirja, ei kirjutata kirja. Võtma külalisi vastu. Aha, see on meil erand. Leia see slaid ülesse. Võtma külalisi vastu. Näed. Võtma külalisi vastu. Kas sa näed arvutis, mul on ees? Ja. Loe palun. Võetakse. Külalisi vastu. Ja, võetakse külalisi vastu. Võetakse külalisi vastu, ei võeta külalisi vastu. Nii, väga hea. Lähme harjutuse juurde tagasi. Nii, mida veel? Pesema aknaid. No, kas tuleb nüüd meil? Pesema nõusid meil oli, aga nüüd on pesema aknaid. Yeah. Leia see slaid üles või leian mina? Otsid ise. Pestakse. Pestakse, õige. Ei pesta. Ei pesta, pestakse aknaid, ei pesta aknaid. Ja nüüd on tegema. Teha teen, see on ka erand. See on samuti nagu pesema seal samal slaidil. Tehakse, ei tehta. Tubli, väga hea. Aga nüüd võtame kokku, mida kodus tehakse ja mida ei tehta. Kodus pikutatakse diivanil. Õige. Koristatakse. Ja. Parandatakse triikraudu. Ja. Pesetakse akned. Ütle veel kord see sõna. Pestakse aknaid. Ja tehakse remonti. Jah, väga hea. Aga mida ei tehta kodus? Kodus ei puhkata. Ei puhata. Ei puhata. Ei puhata. Ja. Ei töötata. Ei kirjutata kirja. Kirja. Ei võeta külalisi vastu. Ei võeta külalisi vastu. Tubli, väga hästi said hakkama. Sa oled tõesti super tubli, väga tark tüdruk oled ja väga kiiresti taipad kõike. Meil on natukene aega. Teeme nüüd niiviisi. Ma saatsin sulle ühe kirja koos presentatsiooniga ja seal on üks link. Palun tee link lahti ja siis näita minule oma ekraani arvutis. Teeme koos. Ja arvutis, jah, teeme arvutis. Ja kui on see lahti sinul, siis ma ekraani. Jah, et siis näita minule oma arvuti ekraani.
Nii. Aga ma nüüd ei näe, näita mulle, kas siin harjutus ka on. Kus siin harjutus on? Ahaa, väga hea. Vaata. Leia praegu siit need tegusõnad, mida umbisikulise tegumoodi sa juba tead. Найдите слова, которые ты уже знаешь. Lauldatakse. Mõelda, lauldakse ja tooma Tuuakse. ja õige. Naeratakse. No, vali. Naeratakse. Avama, no tee lahti, mõtle, kuhu see läheb. Otsi alguses need, mida sa kindlasti tead, aga mida veel ei tea, siis jätta vahele. Sa võid ükskõik kust valida. Avatakse. Ja, Loetakse. ja, Kirjutatakse. ja, Juuakse. ja, Minna. jah, no mine natuke allapoole. Ollakse. Ja, jah, no mõtle. Tullakse. Tullakse, väga hea harjutus. Minnakse. Ja, nähakse, 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 jah. No surema tead seda, me oleme õppinud. Lüüakse, jah. Üteldakse, üteldakse ja öeldakse õigemini, vabandust, mitte üteldakse. No üteldakse võib ka öelda. Hüpatakse. Ja, takse. Pestetakse. Mõtle, pestakse, pestakse. Pestakse. Ei pesta, noh, okei, las ta olla, pestakse, jah. Edasi. Mis surema sa tead, me lugesime sinuga, õppisime seal paremalt ülevalt surema. Täna oli. Surakse. Surrakse, ja väga hea. Viiakse. Viiakse. Maksakse. Makstakse, 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 jah. Tegema, kuidas on? Tehakse, tehakse, tehakse. Näitakse. Näidatakse, näidatakse. Oota, sa panid valesti. No okei, pärast parandame. Mõtlema, mõelda, mõteldakse ja õmblema, õmmelda, õmmeldakse ja vaidlema, vaielda, vaieldakse. Laenutatakse. Ja laenutatakse, see on nii lihtne. Maadletakse. Tead, mis tähendab sõna maadlema? Ei. Barotsa, barotsa. Maadeldakse ja maadeldakse. Saatma, see on sinine, vaata. Vaata. Ei ole, ära kiirusta, ära kiirusta. Vaata, saatma, see on sinine sõna. Nagu sõitma, saatma, saadetakse, saadetakse, jah. Riidlema, riielda, riieldakse, riieldakse. No müüma sa tead, müüakse, seda sa tead. Sõitma, kuidas sa ütled? Sõidetakse. No, sõidetakse, suplema, supeldakse. Näed, vot selline harjutus.
Jah, et saab niiviisi vaadata neid tegusõna. Ja nüüd vaata järgmine harjutus, seda tee kodus. okei. Jah, ja praegust esialgu aitab, sest me praegust võtsime mine alla rühmita tegusõnad vastavalt tunnusele. Mine veel rohkem alla. Anna, Oi, sa tulid näita veel kord ekraani pilti. jah. Näita veel rühmita tegusõnad. Seal peaksid olema vastavalt tunnusele, aga mine veel allapoole. Tud või dud. Jah, et tegelikult ma annan sulle järgmise harjutuse iseseisvalt mõelda. Ja teeme niiviisi, vihikusse ära kirjuta. Kui sa teed, trükid arvutisse, siis saada mulle ekraani pildi või foto, kuidas sul on valitud, jah? Et ma alguses Aga- kontrollin. Ja. Telegramis või? Aga kuidas sulle on parem? Kuidas sulle on parem? Sa võid ka meilile saata. Meile ma näen kohe, aga Telegrami ma alati ei näe. Okei. Sest jah, et ma väga palun sulle harjutada umbisikulist tegumoodi iseseisvalt. Et ma saatan sulle veel kord need harjutused, mida sa teed iseseisvalt. Kasuta kindlasti slaide, mis sa said. Ja siis vaata lugemikust, Anna. Jah. Vaata lugemikust neid tekste, mis me sinuga juba lugesime ja otsi sealt umbisikulist tegumoodi. Jah. Eituse vorme me otsisime, aga vaata veel kord üle, et kus on seal umbisikuline tegumood. Ja ma saadan sulle harjutusi iseseisvalt mõtlemiseks. Hakkame täna lõpetama. Kuidas sulle tundub? Kuidas on sul nüüd see teema? On see selge nüüd? Jah. Oli lihtne? Jah. Oli lihtne? No väga hea. Eks siis vaatame, kui õigesti kõik tuleb. Millal me nüüd sinuga kohtume järgmine kord? Esmaspäeval. Esmaspäeval, aga me kirjutame sinuga esmaspäeva, teeb pühapäeva õhtul. Kirjuta minule ja küsi, mis kell me teeme tundi. Et kas siis 12 või kell 1, et ma siis ütlen sulle täpsemalt. Sest ma alles pühapäeva õhtul tulen Tallinnasse tagasi, et siis ma tean, mida ma esmaspäeval Mul teen. on 12 inglise keel. Sul oli 12 inglise keel. See tähendab, et meie aja järgi see on kell 1 sinul see lõpeb. See on Eesti aja järgi kell 12, jah? Jah. No vaatame, võib-olla teeme siis teisipäeval 2 tundi kokku. No me kirjutame, jah, sest ma esmaspäeval tahan Tallinnast ära sõita ja kui ma sõidan kohe hommikul, siis me pigem teeme sinuga teisipäeval tunni. Teeme nagu 2 tundi korraga, et võtame selle teema lõpuni. Et kas siis kolmapäeval, kui teie sõidate ära, võib-olla sa teisipäeval ei taha juba õppida. Pead asju pakkima. Minu isa saab Eestisse lennukiga ja me sõidame õhtul teisipäeval. Teisipäeval, siis me teisipäeval tundi kindlasti ei tee. Ja, ei. Ja võib-olla vaatame, et kui on kiire, siis võib-olla tuled Eestisse. Sa pidid autoga Eestisse sõitma. Jaa. Aga kas sa sõidad autoga või sa lähed lennukiga? Ei, ma lähen autoga. Et sa sõidad Eestisse autoga ja sina sõidad siis kolmapäeval välja? Ja me oleme Eestisse. Oleme kus või tuleme kuhu? Tuleme Eestisse reedel. Reedel. Aga õhtul reedel. Ja, õhtul reedel. Aga laupäeval või pühapäeval me läheme
kuidas see on Kuhu te lähete? Te lähete Tallinnasse, te lähete külla, te lähete suvilasse või kuidas see on no ütle vene keeles, me tõlgime koos siis. на свадьбу. Pulma, Pulma lähete jah. Nii et sul on järgmine nädal täis seiklusi ja pidu. Ja. Siis meil on ainuke üks võimalus kohtuda esmaspäeval, aga noh, ma ei taha nagu 2 tundi korraga, et võib-olla nagu 1 tunniks. Aga kas siis, noh, ma tahtsin esmaspäeval ka ära sõita ja tahtsin juba nagu päeval ära sõita. No mõtleme, aga esmaspäeval õhtul, mida sa teed? Mitte midagi. Jah, et meie võib-olla siis teeme niiviisi, et kuna ma tahan esmaspäeva hommikul ära sõita, siis me ei kohtu sinuga päeval, aga kohtume õhtul. Teeme nii, siis minul on mugavam, siis ma saan rahulikult juba, ma võtan arvuti kaasa ja siis ma saan sinuga maalt selle tunni teha edasi. Ja siis harjutame veel umbisikulist tegumoodi ja ma saadan sulle väga palju harjutusi iseseisvaks tööks sellel nädalal. Ja kui sa ei tea vastust, siis palun kirjuta minule, et mina nüüd siin ei tea ja siis ma aitan sind kas meili teel või Telegrammis. Jah. No kõik, aga aitäh tunni eest ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Head aega. Head aega, sa oled nii väsinud olemisega. Head aega. Head aega.